Tere kõikidele tennisesõpradele, ajakirja Tennis intervjuude sari jätkub täna siit Tere Tennisekeskuse kohvikust ja oleme endale külla palunud Eesti tennise noore suurlootuse Mailen Nuudi. Mailen, sai mainitud, et sa oled Eesti tennise noor tulevikulootus. Mis sa arvad, sa oled 16-aastane, et millal see nooreks olemise aeg tennises ära lõpeb ja tuleb olla juba sellisel tasemel, et ei ole enam noor lootus, vaid juba suur lootus? Ma alustan juba see aasta naiste turniiridega ja ma üritangi nagu üle minna naiste turniiridele juba nagu täielikult. Aga mul on probleem see, et mul ei ole veel rankingut ja mul on keeruline saada turniiridele veel peale. Tänu sellele ma mängin ka noorte turniire kaasa, et mänge saada. No teada on, et naiste tennises peab olema väga varakult juba tipus, samad mõned mängijad jätkavad seal ka peale 30. eluaastat, aga ma usun, et kuni 20. eluaastane võid sa veel rahulikult vaadata ja selle noore mängija nimetuse taha peituda. Mida varem, seda parem kindlasti, aga jah, et areng on kõigil erinev, et eks näis. No sul on hea võrrelda ennast näiteks Anett Kontaveidiga, et ka ajakirja Tennis viimases numbris oled öelnud, et teil on selline 5 aasta plaan olemas. Kontaveit ongi sinust 5 aastat vanem, et 21. Ta on praegu maailma 100. reketi kandis edetabelis, täpselt sama eesmärk on sul ka jõuda 5 aasta pärast sinna. Kui sa tooksid praegu võrdluse hetkeseisuga, et kui sina ja Anett satuksite väljakul vastamisi üksikmängus, mis see kõige suurem vahe oleks, mis nagu teie omavahelisest mängust välja tuleks? Kindlasti on tempoga ta ees must natukene ja ta on hästi, tuleb pallidele vastu ja võtab hästi palju aega maha teistel, nagu et sellega ma praegu üritangi tegeleda ja harjutada seda trennis ja stabiilsus kindlasti ja löögitugevus on nii ja naa, aga just nagu pallilt tõusut võtmist ja aja maha võtmist. No sa oled kindlasti seda maailma naiste tipptennist jälginud viimased aastad, et mis suunas sinu arvates maailma naiste tipptennis praegu areneb ja kas need arengud on sinu jaoks pigem positiivse suunaga või mitte? Kindlasti areneb füüsiliselt, et peab järjest rohkem füüsiliselt tugevamaks saama, et selle koha pealt kindlasti ma arvan isegi, et tempo ka on nagu järjest nagu suuremaks muutunud ja stabiilsus. Milles see mängus kõige rohkem nagu väljendub see füüsilisuse kasv? Pallivahetustes. Kiiremad? Ja, et peab kauem pikemad pallivahetused ja peab vastu pidama seal. Ja punkte enam nii lihtsalt ei võideta? Ja just, et iga punkti eest tuleb mängida ikka. No hiljuti said mängida Fed Cupil Tamira Pašekiga, austerlannaga, kes on päris maailma tipu lähedale küündinud ja praegu on seal teises 100. No millised emotsioone see mäng sulle tekitas, et sa said taga mängida, mäng oli ka kohati väga ilus vaadata, aga kindlasti oled ka hiljem analüüsinud ja millised järeldused oled sellest teinud? Mul oli väga hea meel, et mind pandi üksikud üldse mängima, et ma sain proovida, kuidas on nende vastu mängida. Aga ta võttis ka nagu 5 mängu laiali ja et nagu tegi mulle hästi raskeks, et võttis kõike tõusult ja siis mina jäin natuke liiga kaugele ja hakkasin nagu otsime ka võimalusi, aga jah, ta kuidagi ajas mängu laiali ja mul oli väga keeruline. No kõik need asjad, mida sa siin oled nimetanud, peaksid siis tulema hea treeninguga, et sa jõuaksid järjest lähemale ka sinna maailma tipule, et kuidas sina arvad, kas sportlastel on õige seada kõrgeid eesmärke ja nende suunas pürgida või pigem see teinekord nagu frustreerib just, et kui sa näed, et sa oled veel sealt väga kaugel? Ei, minu arust tuleks kindlasti just panna need suuremad eesmärgid, et siis on rohkem nagu motivatsiooni sinna pürgida just, et kui on nagu väiksemad, siis sa võid nad lihtsalt ära teha, et ma arvan, et tuleb suurelt nagu suurelt tuleb mõelda ja tegutseda. Ja just. Su isa on ju väga hea sporditaustaga olnud nii Eesti Olümpiakomitee kui Tenniseliidu president ja sind palju aidanud, et väga tähtis on ju tänapäeva tennises, et vanemad on oma laste taga tipu pürgimisel, et isal on ka väga täpne plaan, ma tean, tehtud sinu arengute jälgimiseks. No me ei hakka sellel nii pikalt peatuma, aga mis seal viimasel lehel siis kirjas on? Kas sinna on joonistatud mõne suure slam'i turniiri karikas või jõudmine põhitabelisse või mis see lõpp? Eesmärk on mul ikka Grand Slamidel võita ja ennast nagu näidata ja lõpptulemus ongi nagu jah, Grand Slamidel nagu saavutusi teha.
no väga hea, selleks tuleb palju treenida, sinu treener on praegu Mihkel Koppel ja sa oled Aita Põldmaa juures, meie legendaarse tennisetreeneri juures palju treeninud. Millised Mihkli treeningud praegu on, mis sulle nende juures nagu kõige enam meeldib? See, et kõvasti treenida, kõvasti harjutada, selleks peab ju treening sulle meeldima ja samamoodi treener peab sobima. Meil on hästi nagu mitmekülgsed harjutused, me teeme hästi palju erinevaid, et me ei tee näiteks ühtluiselt nagu ühte sama asja. Et me muudame ja ma olen väga rahul kõikide treeningutega ja kõik, mis ta aitab ja teeb muga. Milline treening sulle kõige enam meeldib? Punkti mängimine ja punktide ja mängimine. No sa rõhutasid ka, et füüsiline on väga tähtis, et kas sulle meeldib ennast füüsiliselt arendada, joosta, ka sellest tennise ajakirja artiklist tuleb välja, et palju tuleb joosta, palju tuleb vaeva näha jõusaalis. Kuidas ennast selleks motiveerid? Mul tegelikult meeldivad jõutrennid, et mul on vaja tugevamaks saada ja et mängida üldse. Ja ma olen alati nagu poolt sellele, et tuleb nagu rõhutada ja panustada füüsilisele ka. Kuidas noored naisttennisistid omavahel läbi saavad? Et paljud tüdrukud, kellega sa ju võistled ja mängid, on ka sinu head tuttavad, sõbrannad, et öeldakse, et maailma tennisest tihtipeale ju paljud mängijad üksteisega ei räägigi eriti. Et kuidas siin Eestis olukord on ja kas see on mõneti raske ka, et hea sõbranna, kellega sa just aega veetsid, et pead minema väljakul vastamise ja siis sul peab olema ikkagi sportlik viha, et keda võita? Siiani oleme nagu hästi läbi saanud absoluutselt kõigiga, ka välismaa sõpradega. Et kui me läheme väljakule, siis seal on nagu vastased, aga kui sealt ära tuleme, siis nagu ei muutu midagi või selle taha ei jää midagi. Et on võimalik hästi läbi saada ja samal ajal ka nii-öelda olla konkurendid väljakul. Ja just. Milline on sinu üheks nagu mänguks ette valmistamise rutiin? Et mida sa teed selleks, et sul see mäng, mida sa väljakul mängima lähed, maksimaalselt õnnestuks? Kindlasti on mul soojenduse kava ette nähtud, mis ma teen ja treeneriga rääkimine enne mängu ja paneme nagu ülesanded paika ja. On mingid kindlad sellised rutiinid, mida sa alati läbi teed või kellelgi on mingi maskott, mida sa kaasa võtad või mingid mõtted, mida sa läbi mõtled? Mul ongi, ma teen alati kuulan muusikat soojenduse ajal näiteks ja soojenduse harjutused on alati samad mul ja ma nagu teen nagu rituaali juba. See rutiin nagu rahustab sind? Ja just. Millal sa oskad öelda, et see tänane mäng on sinu jaoks nagu selles mõttes nagu tennisistidel öeldakse ka, on head päevad, halvad päevad, mõne päeva lihtsalt ei tule mäng välja. Et mis järgus sa seda oskad öelda, et täna on see hea päev, et mul tuleb hea mäng, kas sa oskad seda öelda juba soojenduse ajal või siis, kui on juba mõned geenid väljakul mängitud? See täitsa oleneb, et vahest ma tõesti tunnen, et on väga hea päev juba soojenduse ajal. Vahest see selgub alles väljakul, mis saab. Ja vahel tunned juba eelmisel päeval? Ei, seda ei ole tekkinud veel. Ikkagi tuleb see mängupäeval? Ja mängupäeval just. No millised võiksid olla nüüd sinu selle aasta eesmärgid, et sellest on ka ajakirjas tennis natuke räägitud, aga mida sa nagu enda jaoks oleks sõnastanud, et kõige tähtsam oleks selle aastaga ära teha või kuhugi jõuda? Nagu ma ütlesin, ma alustan nagu naisteturniiride mängimist juba praegu olen mänginud, et üritaks alguses selle rankingu saada kindlasti kätte ja siis sealt juba edasi sinna 8 piiri peale, et järgmisel aastal oleks lihtsam juba edasi minna. See on nüüd tulemuste poole pealt, aga enda nagu mängu ülesehituse või ütleme, et oma treenituse koha pealt, millised elemendid tuleks selle aastaga saada nagu uuele tasemele? Mul on just see, et tulla rohkem pallidele vastu ja võtta nagu vastaselt aega maha. Ja rohkem mängu laiali ajada, et selle kallal töötame praegu. Siin ka ajakirja loos sa oled öelnud, et treeneri roll tänapäeval võib eelkõige olla just psühholoogilise, taktikalise koha pealt. Et ega ju sinu vanuses enam tehnikat enam ümber õppima ei hakka. Ja just, et meil ongi see taktika rohkem. Ja psühholoogiline pool, et need on väga tähtsad asjad meil praegu käsil ja nende kallal me tõesti töötame praegu. Sa oled öelnud, et nädalas on sul üks vaba päev, et millal sa tennist ei mängid. Tennis on ju kogu sinu elu praegu. Ja just. Et sinna ühte päeva mahub siis mis? Kohvikutes käimine, sõpradega aja veetmine ja nii ta on, aga vahest ma olen võistlustel ka, et siis toimub ikka treening, et kõik oleneb. Kas vahel on sul sellised hetki ka olnud, et tunneks, et nüüd on siiber, et tahaks nii-öelda
tennisega lõpetada või selliseid raskeid hetki, kus sa oled mõelnud, et enam ei jaksa? Ei, mul ei ole niisugust mõtet tekkinud, et näiteks lõpetada või midagi, et ikka on olnud niisuguseid kaotusi, mis natukene võtavad rajalt maha, aga tuleb üle olla ja teha edasi trenni ja võistelda. Miks sa arvad, miks Eesti tennises, eriti naismängijaid on niivõrd vähe, praktiliselt polegi neid, kes professionaalsel tasemel mängivad, et juba alates kuskil 14. eluaastast ka tüdrukud lõpetavad see tennisega ja ütleme, Eestis on 14 ja 18 aastast edetabel praktiliselt tihtipeale nagu üks ja sama, et neid vanemaid mängijaid ikkagi jääb väga väheks ja täiskasvanud ikka jõudes praktiliselt neid ei olegi, on ainult üksikud tipud, kes siis ka nii-öelda maailmas läbi löövad. Kindlasti neile ei sobi lihtsalt selline nagu raske töö ja vaev ja võistlustel üksinda olemine näiteks ja mõnedele tõesti ei sobi niisugune ringi reisimine ja mõned tahavad kodus olla ja lihtsalt. Nii et ikkagi see läbilöömine eeldab sellist väga tugevat vaimset tausta. Et nagu üksi suudad olla ja või suudad nagu kaua ära olla ja kaotusi taluda, siis tennis on ju karm mäng, võit või kaotus ja teist varianti ei ole. Rasket tööd teha kindlasti. Nii et Mailen, sa oled selleks valmis, et järgmised aastad kõvasti töötada, areneda ja Eesti tennisele au ja kuulsust tuua? Jaa, ma annan endast tõesti parima. Aitäh sulle ja soovime sulle edu selleks aastaks ja kindlasti kohtume taas ka tulevikus Ajakirja Tennise vahendusel. Aitäh! Nagu ka intervjuust aru saite, on Mailen Nuudi meie viimase tennise esikaanestaar. Väga pikk ja huvitav intervjuu on viimases ajakirjas Tennis temaga ja ka palju muud huvitavat materjali. Nii et kui vähegi aega ja võimalust, soetage endale uus Ajakiri Tennis ja nautige palju huvitavat tennisalast lugemist.